Tere kõigile! Minu arvates on hästi huvitav alati kuulata kogenumate kolleegide jutte sellest, kuidas paarkümmend aastat tagasi neuroloogilisi haigusi diagnoositi ja kuidas neid raviti. Ja samavõrd huvitav on vaadata ka tuleviku poole. Praegu eksperimentaalsel tasandil tehakse täiesti imeasju ja oma ettekandes ma siis vaatangi paari neurotehnoloogia suunda lähemalt. Nii, et juba praegu on võimalik luua erinevaid biohübriidsüsteeme. Need on sellised süsteemid, mis ühelt poolt koosnevad siis elusorganismist, näiteks inimesest, ja teiselt poolt on mingisugune komponent, mis on tehislik ja mis on juurde pandud ja mis toimib selle elusorganismiga nagu ühtne süsteem. Ja siin on 2 lähenemisviisi laias laastus, et ühelt poolt see tehislik materjal võib olla ka bioloogiline, nagu näiteks indutseeritud pluripotentsed tüvirakud või embrüonaalsed neuronid või siis juba ka suuremad närvivõrgustikud. Ja siis teiselt poolt saab elusorganismile lisada mingisuguse vidina. Näiteks on siin juba teada-tuntud neuromodulatsiooniviisid, aju süvastimulatsioon, siis aju ja arvuti erinevad liidesed, mille heaks näiteks on näiteks ka kohleaarimplantaadid ja siis neuroproteesid, mis on sellised proteesid, mille funktsiooni saab mõjutada närvirakkudest pärit impulssidega. Nii, nende bioloogiliste meetoditega on niimoodi, et nad kasutavad ära aju enda regeneratsioonivõimet. Et kui aju vähegi saaks, siis ta tahaks remodelleeruda, regenereeruda. Terved neuronid tahavad luua sünapseid teiste neuronitega. Praegu on kliinilistes uuringutes tehtud katseid tüvirakkude siirdamisega ja ka embrüonaalsete neuronite siirdamisega. Näiteks Parkinsoni tõvega haigetel praegu on esimese faasi kliiniline uuring, kus neile siirdatakse basaalganglionitesse tüvirakke. Aga rakkude siirdamisega on see lugu, et nad peavad hakkama siis diferentseeruma sellele kindlale piirkonnale spetsiifilisteks neuroniteks ja mingi konkreetne ajupiirkond ei koosne ainult ühte tüüpi neuronitest. Nende vahel on ka interneuronid ja neuronite kõrval on ka gliarakud. Ja väliselt niimoodi, kui juba rakud on siirdatud, on üsna raske seda protsessi juhtida ja tulebki panustada selle siirdatud koha enda mikrokeskkonnale ja panna pöidlad pihku ja loota, et kõik läheb hästi. Et hoopis parem oleks, kui olekski olemas selline juba loodud närvikude, kus on olemas mingile piirkonnale omased neuronid ja gliarakud, nii nagu nad olema peaksid. Ja nõnda me jõuamegi neurosferoidide ja ajuorganoidide juurde. Ma loodan, et tulevikus neurosferoidid saavad endale sellise suupärasema nime, aga ma hetkel ei tulnud millegi andeka peale. Et ühesõnaga tegemist on närvikoest moodustunud pallidega. Neid tehakse inimese indutseeritud tüvirakkudest ja neid suunatakse siis diferentseeruma kortikaalsete neuronite suunas näiteks. Need pannakse kasvama spetsiaalsesse keskkonda, sellistesse väikestesse kambrikestesse, lisatakse erinevaid kasvufaktoreid ja nõnda nad hakkavadki kasvama. Ja nad kerkivad siis selles mikrokeskkonnas nagu väiksed muffinid ja kui nad on piisavalt suured, siis nad hakkavad ka moodustama närvijätkeid, mis ühendavad erinevad neurosferoidid omavahel. Ja kokkuvõttes saabki sellise kena närvivõrgustiku. Ja sellise mudeli peal saab uurida erinevaid närvisüsteemi haiguseid, näiteks kui sinna viia mingisugused mutatsioonid sisse või siis pakutakse välja, et sellist neurosferoidi võrgustikku saab põhimõtteliselt kasutada ka aju lappimiseks. Nii-öelda, nagu siin on näha, on üks hiire aju, on valitud välja siis üks kortikaalne ala, kuhu see neurosferoidide võrgustik pannakse peale nagu plaaster. Ilmselt lastakse mõnda aega seal neil kohaneda, kasvada, luua ühendusi hiire aju
neuronitega ja siis saab selle tehismaatriksi eemaldada ja ideaalis siis need neurosfäroidid funktsioneerivadki koos ajukoore neuronitega. Nii, siin need samad asjad natukese teise nurga alt, kuidas nad kasvavad ja kasvufaktorite lisamisega saab neurosfäroidi sisse kasvatada ka gliarakke, nii et kõik on nagu selline hästi, nii nagu peaks olema. Ja valgusmikroskoobi all on ka siis siin üks pildikene näha, kuidas need on ilusad pallid. Pakutakse välja, et nende peal siis võiks uurida erinevate närvisüsteemi haiguste patogeneesi, eriti mis puudutab arenguhäireid ja neurodegeneratiivseid haiguseid, psüühikahäireid, mille puhul näriliste mudelid hakkavad ennast juba ammendama. Ja samamoodi saaks siis testida erinevaid ravimeid, sest samamoodi hiirtemudelite pealt, hiiremudelil võivad olla ravimid efektiivsed, aga kui katsetamine läheb siis inimeste peale, siis sageli tulemused on küllaltki pettumust valmistavad. Siis võiks nende neurosfäroidide võrgustiku pealt leida ka spetsiifilisi koemarkereid, mida saaks siis kliinilises praktikas määrata, et hinnata, kas mingisugune ravim sobiks sellele konkreetsele inimesele paremini kui teised ravimid. Ja võib-olla saaks leida ka koemarkereid, mis aitavad ennustada täpsemalt ette haiguskulgu, ehk kas see kulgeb agressiivsemalt või leebemalt. Ja siis miks mitte tõesti näiteks traumaatilise ajukahjustuse korral siirdadagi neurosfäroidide võrgustik ja niimoodi siis taastada aju terviklik funktsioneerimine. Siin on näide ühest artiklist, kus Alzheimeri tõvega inimeste verest eraldati lümfotsüüdid, neist tehti siis tüvirakud ja neist omakorda kasvatati neurosfäroidid. Ja nendel neurosfäroididel siis uuriti sekretaaside inhibiitoreid. Et need sekretaasi inhibiitorid võiksid olla Alzheimeri tõve ravis hästi, teoreetiliselt nad võiksid olla efektiivsed, sest nad peaksid pidurdama amüloidnaastude teket, aga kliinilised uuringud on olnud, seal ei ole tulemust saadud tegelikult. Ja siis uuriti ja vaadati, et leiti, et siis gamma-sekretaasi inhibiitor oli selline efektiivsem kui beta-sekretaasi inhibiitor ja oli ka üks inimene, kelle neurosfäroidis kumbki inhibiitor ei olnud efektiivne ja siis uuriti lähemalt molekulaarseid mehhanisme ja leiti, et tõepoolest sellel inimesel ekspresseeruvad sellised valgud, mis teevadki need sekretaasid ebaefektiivseks, ehk siit sai erinevaid selliseid mõtteid, kuidas edasi arendada need inhibiitoreid, et nad oleksid inimestel efektiivsed. Ja siin artikkel, kus kirjeldatakse täpsemalt metoodikat, kuidas siis nii-öelda nagu postmark-meetodil saab kleepida siis neurosfäroidide võrgustiku ajule ja selles katses 8. päeval siis hiired hukati ja vaadati mikroskoobi all ja leiti, et selle nädala ajaga neurosfäroidi neuronid olid loonud ühendusi kortikaalsete neuronitega, et toimus selline hästi edukas integratsioon. Nii, et kui siit edasi minna, siis miks mitte kasvatada ka väikeseid ajukesi laboratoorselt. Et eriti aju arenguhäirete puhul on hästi oluline mitte ainult see, kuidas neuronid funktsioneerivad omavahel, aga ka see, et kuidas kude on omavahel organiseeritud, et milline on see mikroarhitektuur selles konkreetses koes. Ja tegelikult see metoodika, põhimõte on ka üsna, ei ole väga keeruline, aga ütleme sellise, põhimõte on ka samasugune, et võetakse tüvirakud, suunatakse nende kasvamist, lisatakse erinevaid kasvufaktorid ja põhimõtteliselt pannakse kolbi vedelikku sisse ja seal üks selline segisti ajab vedelikku ringi ja kui on soodsad tingimused, siis kasvabki väikene ajukene, ajuorganoid. Ja mikroskoobi all vaadates siin alumisel pildil on näha hästi sellist kirjut vaatepilti, et siin on eri värviga on erinevad neuronid ja on näha, et
et selles organoidis on olemas ajuventriklid. Ventriklide ümber on selline lillakam tsoon, kus on hästi selline neurogeneesi rikas piirkond, rohelisega on ajukoor ja siin alumisel pildil siin valge peal on näha ka tumedamat vööndi, et need on reetinarakud. Ajuorganoid ei ütleme oma ehituselt küll ei meenuta päris aju niimoodi makroskoopiliselt, tal ei ole suur aju ja väike aju, et nende arenguks on vaja ka ajukatteid, aga laboritingimustes neid on praegu keeruline luua ja otseselt hetkel ei ole ka vajalik. Mikroskoobi all on siis siin ära toodud ajukoor ja see organoidi koor ja on näha, et siin on üsna sarnane ehitus. Siin on siis näha pyramidaalrakkude kehasid ja nende jätkeid. Nii, need organoidid kasvavad laboris kuskil 3-4 millimeetrise läbimõõduga. Suuremaks nad ei saa kasvada seetõttu, et selle organoidi keskel tekib toitainete defitsiit ja tekib nekroos. Ja angiogeneesi olevat küllaltki keeruline sihipäraselt suunata laboratoorsetes tingimustes. Ja 2012. aastal, sellel aastal, siis tehti selline katse, kus organoid siirdati hiireaiu, lasti tal seal kasvada, kohaneda ja selgus, et veresooned kasvasidki selle organoidi sisse. Ja samamoodi nagu neurosferoidiga juhtus ka organoidiga, et tekkisid ühendused siis selle retsipiendi aju ja organoidi aju neuronite vahel. Nii, et siin on see artikli abstrakt ära toodud. Võimalikud probleemid selliste struktuuride siirdamisega on see, et me ei tea täpselt neid, ütleme, kui on tegemist terve ajuga, siis see integratsioon toimub paremini, aga kui on ajus juba patoloogia ees olemas, siis ei pruugi olla soodsad tingimused selle integratsiooni toimumiseks. Näiteks kui on äge išeemia või kui on äge ajutrauma, siis tegelikult see piirkond on täielik lahinguväli. Seal on mikroglia aktiveeritud, seal on palju tsütogiine, palju põletikumediaatoreid ja selleks, et üks noor närvikude selle ellu jääks, ta peab olema päris karm ja kokkuvõttes ta võib muunduda ka kasvajakoeks. Siis patoloogiline protsess võib levida ka siirdatud närvikoesse, näiteks mis puudutab neurodegeneratiivseid haiguseid. Et on leitud, et alfa-sünukleiinid, tauvalgud, beta-amüloid, et nad on kõik võimelised levima neuronist neuronisse ja on sellised prioonilaadsed tegelikult oma olemuselt, ehk siis neurodegeneratiivsete haiguste puhul võib olla üsna tõenäoline, et ka see uus kude saab mingil hetkel ikkagi kahjustada. Siis me ei tea täpselt, kuidas võõras kude võib mõjuda kesknärvisüsteemi, et seal on risk, et vallandub autoimmuunhaigus näiteks. Siis need kortikaalsed neuronid ei pruugi täielikult hästi kohaneda ja võivad põhjustada epileptilist sellist kollet. Nii, siis läheme edasi vidinate juurde, et aju ja arvuti vahelised liidesed. Et siin on põhimõtteliselt selline süsteem, et on sensorid, mis registreerivad neuronite aktiivsust. Seda saab teha näiteks EEG-elektroodidega, pannakse skalbi peale või siis juba pannakse ajukoe sisse elektroodid. Ja see info, mida nad registreerivad, saadetakse edasi aparaati, mis signaale võimendab, mis filtreerib müra välja ja mis digitaliseerib ja kodeerib selle info edasi ja saadab tarkvarasse. Tarkvara peaks siis ära tundma, milline signaal vastab missugusele mõttele või liigutusele näiteks. Ja saadab selle info edasi siis sellisesse välisesse efektorisse, milleks võib olla näiteks lihas. Ja siis saabki kokkuvõttes mõttejõul sooritada mingisuguse liigutuse, mis näiteks pareesi tõttu varem ei olnud võimalik. Ja suur edulugu toimus selles valdkonnas 2016. aastal, kus ühele noormehele, kes oli 4 aastat juba olnud tetrapleegik,
seljaju kõrge kahjustuse tõttu pandigi selline süsteem külge. Eelnevalt siis funktsionaalse magnetiga tehti kindlaks, milline täpselt on käe funktsiooni, milline piirkond motoorses koores vastab käe liigutusele. Käele asetati selline mikroelektroodidega niisugune nagu kanga moodi asi. Tegelikult see keskmisel pildil on näha, et seal tegelikult on 130 erinevat lihaselektroodi. Ja siis pandigi selline kobakas aparaat talle või kobakas struktuur pähe ka motoorsesse koorde. Nii, ja selles kobakas aparaadis on siis elektroodid. Nii, ja see mees õppis kokku 15 kuud peaaegu iga päev. Ta vaatas arvutiekraanilt erinevaid käeliigutusi, mõtles need läbi, see info läks, arvuti registreeris selle info ja arvuti õppis ka teada saama, milline ajuaktiivsus vastab millisele käeliigutusele. Ja praegu see mees saab sihipäraselt oma kätt liigutada, ta saab oma hügieenitoiminguid teha, ta saab kaardiga maksta, ta on väga õnnelik. Need elektroodid on praegu hästi kobakad, et nad meenutavad mõnes mõttes sellist vahendit, millega kuna vanasti kraasiti lambavilla, et nad on sellised jäigad ogadega ja see läheb ajukoore sisse. Ja ta on üsna jäik, ta on kinnitatud skalbile ja ütleme, et aju ei ole väga staatiline koljuruumi sees, ta ikkagi natukene loksub, ta pulseerib, ta liigub natukene hingamise taktis ja selline kobakas jäik struktuur kahjustab ümbritsevat kude, siis tekib armkude ja see elektrood ei saa nii hästi registreerida enam signaale. Siis teine probleem on see, et ajukude ei ole väga vaimustuses sellest, et temasse pannakse mingisugused elektroodid ja ta on hästi korrosiivne keskkond ja need elektroodid hakkavad mingi hetk degradeeruma. Ja praegune kogemus ongi maksimum 2 aastat nende selliste elektroodidega ja otsitakse paremaid elektroode, tahetakse selliseid pehmemaid elektroode leida, aga neid on jällegi raske ajukoesse implanteerida. Et ühesõnaga siin on nagu seda arenguruumi hästi palju. Nii, ja probleemiks on ka see, et kogu see süsteem on hästi sõltuv kaablist ja akust. Kogu aeg peab põhimõtteliselt olema elektrijuhe seinas ja see oluliselt piirab siis iseseisvat liikumist. Aga ma usun, et kunagi tulevikus tetrapleegikutest saavad nii-öelda tuleviku tuhkatriinud, kes saavad laadida enne väljaminekut aku täis, võtta selle kaasa, kui see on kobakam, panna selle seljakoti või siis asetada selle taskusse, saavad minna peole, teha mingid tantsud, tutvuda inimestega, seal juures nad peavad jälgima, et ega need aku tühjaks ei saaks. Ja siis vahepeal kas siis minna aku laadimispunkti või siis ruttama koju. Nii. Siis ma tahaksin põgusalt rääkida ka sellisest hästi elegantsest meetodist, nagu seda on optogeneetika. Et selle põhimõte on see, et neuronite joonkanalid muudetakse valgustundlikeks, nii et nad avanevad mingisuguse kindla valguspikkuse, mingi kindla lainepikkusega valguse peale. Et neid saab siis niimoodi, joonkanaleid saab sulgeda, avada ja niimoodi mõjutada neuronite tööd ja tegelikult ka närvivõrgustike tööd. Need sellised geenid, opsiinid on pärit bakteritest, aga osad, mis reageerivad infrapunavalgusele, on pärit ka näiteks haikaladest. Ja neid viirusvektoriga saab siis viia kindlasse piirkonda. Asi on selles, et närvikoes on kõrvuti erinevad neuronid. Mõned on sellised stimuleerivad, mõned on pidurdavad, seal on interneuronid, seal on erinevad, on dopaminergilisi neuroneid, on kolinergilisi ja nende vahel on gliarakud. Et kui nüüd elektriliselt stimuleerida, siis see stimulatsioon on hästi lokaalne ja ta on hästi mittespetsiifiline. Aga kui nüüd optogeneetiliselt stimuleerida,
siis aktiveeruvadki spetsiifiliselt kindlad närvirakud, nii nagu vaja. Topsiine arendatakse praegu täies hoos. Need on hästi palju erinevaid. On selliseid, mis aktiveeruvadki hästi lühiajaliselt, on sellised, mille aktivatsioon peale valgusstimulatsiooni kestab veel pool tundi näiteks, on sellised opsiinid, mis reageerivad erinevatele valgustele, ehk siis saab moduleerida närvivõrgustikke nagu veelgi täpsemalt. Nii, siin on üks siis selline algeline süsteem, et tegelikult hetkel see süsteem on küllaltki ka kobakas, et on vaja sellist valguskaablit, mida pistetakse aiu. Ja see tegelikult piirab ka liikumist. Aga arendatakse ka selliseid väiksemaid süsteeme praegu välja, nagu näiteks on siin näha, see on siis vasakul, teil paremal. Et see mütsikene jääb siis kolju peale ja kaabel läheb aju sisse. Nii, ja siin on veel üks pildikene sellisest väiksemast süsteemist. Siin on valguskaabliga hiirekene. Optogeneetikat saaks näiteks rakendada epilepsiaravis. Vaatamata sellele, et meil on terve hulk erinevaid antiepileptilisi ravimeid, ikkagi mingisugune hulk patsiente on ravirefraktaarsed ja suur osa neist on fokaalse epilepsiaga ja kirurgiline ravi ei pruugi kõigile olla sobiv. Ja sel juhul siis vaadatakse alternatiivsete raviviiside poole, millest üks tulevikus võiks olla ka optogeneetika. Siin on üks hiiremudel. Hiirel on temporaalsagara epilepsia. Tal on implanteeritud EEG-elektroodid, mis registreerivad temporaalsagaras epileptilist aktiivsust. Need impulsid viiakse siis edasi sellisesse aparaati, mis neid töötleb, neid impulsse, ja annab selle info edasi laserile, mis siis aktiveerub, laseb teatud valgust aiu ja sellega siis peatatakse epileptiline hoog. Nii, ja katseid on tehtud hästi erinevat tüüpi epilepsia ravis, alustades absaansist kuni multifokaalse epilepsiani välja. Ja selle viimase puhul on siis eriti oluline see, et kirurgiliselt ei saaks kõiki neid koldeid eemaldada, et siin võiks optogeneetika tulla appi. Optogeneetika võiks olla efektiivne ka Alzheimeri tõve ravis, et eriti haiguse alguses, kui ei ole veel neuronite hukku toimunud, saavad kahjustada sünapsid. Ja selline sünaptiline kahjustus temporaalsagara piirkonnas hakkab siis häirima õppimise ja meenutamisega seotud protsesse. Ja kui nüüd sünapsis olevaid ioonkanaleid avada optogeneetiliselt, siis võiks tegelikult vähemalt haiguse alguses kompenseerida seda haigusprotsessi ja leevendada sümptomeid. Ma siin nendest artiklitest hetkel hüppan üle, et loomulikult see ravi ei ole päris selline ilma potentsiaalsete tüsistusteta, et lisaks need probleemid, mis tekivad seoses operatsiooniga, võib juhtuda ka niimoodi, et kaabliga külgnevad neuronid, et see kaabel läheb kuumaks ja kahjustab külgnevaid neuroneid, siis närvikude ei ole loodud selleks, reetinarakud on, aga muidu üldiselt närvikude ei ole loodud selleks, et tema peale valgust lasta. Et me ei tea, mida närvirakud sellest arvavad pikemas perspektiivis, võib-olla see mõjub neile toksiliselt. Siis võib juhtuda niimoodi, et pideva stimulatsiooni tagajärjel muidu pidurdava loomuga neuronid, GABAergilised neuronid võivad muutuda hoopis stimuleerivaks. Ja nõnda võib epilepsia näiteks ägeneda. Ja siis tehnilised probleemid, et kuidas tagada ikkagi selle, et see opsiin ühtlaselt ekspresseeruks. Ja me ei tea, kas äkki neuronid lülitavad need transgeenid üldse välja. Nii, ja siis tehnilised piirangud. Et inimese aju on ikka oluliselt suurem kui hiireaju ja üks epileptiline lookus võibki olla sama suur, kui on hiireaju. Ehk siis need kaablid peavad olema ikkagi oluliselt suuremad, mis omakorda tähendab oluliselt suuremat koekahjustust.
Siis teine probleem on see, et valgus väga hästi ajukoes ei levi. Ta neeldub päris kiiresti ja siis üritatakse leida erinevaid kaabli variante, et kus siis külgede pealt tuleb samuti valgus või siis, et see nagu oleks nagu harjakene seal otsas, aga see samamoodi tähendab seda, et selle kaabli sisestamisega seotud ajukahjustus tuleb suurem. Nii, siis kõik funktsioonid, mis meil ajus on, ei ole alati ilmtingimata sellised positiivsed ja rõõmsad ja ühiskondlikult kasulikud, vaid me on ka erinevaid selliseid kurjasid funktsioone olemas, et kui peaks midagi minema valesti ja hoopis stimuleeritakse sellist piirkonda, mis muudab inimesest külmaverelise mõrvari. Et me peame arvestama selle optogeneetika puhul ka selliste võimalustega, et selle hiire puhul küll oli see selline sihipärane tegevus ja tema tõesti nagu muutus tõeliseks kiskjaks. Nii et sellised eetilised aspektid on ka olemas siin, et näiteks kui inimene sooritab inimene, kellel on tehtud selline optogeneetiline protseduur, tal on kaabel peas ja kui ta sooritab kuriteo, et kas ta reaalselt vastutab selle eest, kas see on tema enda tegu või ta saab selle kuidagi nagu sellest vastutusest vabaks. Kokkuvõttes tulevik pakub väga palju põnevat ja ma usun, et neuroloogiliste haiguste diagnoosimine ja ravi tulevikus ikkagi muutub päris kardinaalselt ja me saame paremini aidata neuroloogiliste haigustega inimesi. Ja ma arvan, et ei ole kuigi paha või ei ole tegelikult, me ei saa vältida seda, et me muutume tulevikus rohkem küborgideks, sellisteks inimesteks, kellel mingid funktsioone parandatakse või võimendatakse tehissüsteemide abil, aga ma arvan, et see kõik on hästi positiivne, et meil on väga palju sellest võita.